Kaasaegne tenniseväljake reeglid patenteeriti aastal 1873. Juba 20 aastat hiljem jõudis tennisemäng Eestisse. Kolmekümnendate aastate lõpp. Harjumäe väljakud. Tennis on saavutanud juba niisuguse populaarsuse, et suur osa vaatajaid ei mahu enam tribüünidele. Nii pidid paljud vaatama võistlust mäeveerelt. Avanev vaade oli suurepärane, just nagu Wimbledoni kuninglikust loožist naljatati. Spordiala koht ühiskonnas oli niisugune, et tennisehalli Kadriorus avas riigivanem. Seda ilu, nagu ka rahulikku elu ei jätkunud kauaks. Sõjas said rajatised tublisti räsida ja tennisesõpradel tuli kõik taas üles ehitada. Paljudele oli õpetajaks ja eeskujuks Evald Kree. Andis sellele oma hinge, nii et ta tegi kõik selleks, nii organisatsiooniliselt, treenerid, kõik, mis oli võimalik. Ütle, millal tuled sa? Ütle, cuando tuled siis, kui lumimaas või kui kevad ärkab taas. Ütle, millal on see päev? Ütle, cuando kas sind suvepäikse käes või siis sügis kullas näe. Mind nii õnnetuks teed, kui ei vasta mul saa. Sinu hääles on naer, saabun siis, kui selleks aeg. Ütle, millal, ole hea. Ütle, cuando sa ei tea, kuid mina tean. Küllap tuled õige pea. Ütle, millal tuled sa. Ütle, cuando tuled siis, kui lumimaas. NSV Liidu tennise meistrivõistlusi Tbilisis. Esmakordselt mängisid Eesti tennisistid end finaali Vene NFSV koondise vastu. Rudolf Sivohin pani mängu kõik võimed, et oma meistritiitlit õigustada. Kuid pidi siiski alla vanduma Toomas Leiusele. Tallinna lennujaama saabub Wimbledoni juunioride turniiri võitja Toomas Leius. Muljeid on väga palju. Alul oli raskusi muruväljakutega kohanemisega, kuid Wimbledoni põhiturniiriks saavutasin vajaliku mängukindluse ja küllalt hea mänguvormi. Seetõttu ei olnud eriti raske vastu minna suurturniirile. Tennises on olnud paremaid ja halvemaid aegu. Teist aastasadat on Eesti tennis alustamas üsna lootustandvalt.